Head sõbrad, ma istun siin oma talu õuel ja teen ühe hästi spontaanse videokese, sest ma olen hetkel väga-väga rõõmus. Ja kohe ma räägin teile, miks. Ma käisin just praegu siin lähedal Hõreda asula kohal keraamikat otsimas. Ja mu mõttes on see, et tänavu suvel, juulikuus, ma kavatsen siin Vana-Jaani talus teha taaskord muinaskeraamika õpituba. Ja selleks õpitoaks ma otsin ka ümbruskonnast muistsetelt asula kohtadelt vanu savinõukilde, et siis nende savinõukildude järgi teha uusi siitsamast lähedalt maa seest pärit savist, siinsamas koha peal Jaana Ratase juhendamisel ja siinsamas koha peal neid ka maa sees valmis küpsetades. Ja loodetavasti tuleb ka Andres Tvauri meile loengut pidama ja loodetavasti siis Andres määrab ka need potikillud, mis ma täna leidsin. Ja täna oli kuidagi selline hästi eriline otsimine, sest et ma kuidagi jälle nagu alati tahaks väga leida, aga no kuidas sa leiad, kui sa nii väga tahad? Siis katsud kogu aeg vabaks anda, aga kuidas sa annad vabaks, kui sa tegelikult ikka nii väga tahad? Siis ma täna kuidagi kõndisin kaugemale, läksin ühe vana õunapuu taha ja siin on ka muuseas praegu meie vana õunapuu, keda ma vahel hellitvalt kutsun vanadaam. Ja siis kõndisin kuidagi natuke teistmoodi, tegin nagu teistmoodi tiiru seal asula kohal ja kus hakkas mul ühel hetkel andma ornamendiga potikilde. Mul on siin terve punt neid. Ma vaatan, kas ma saan näidata ka. Vot siin nad ongi. Et noh, vaatame, kas ma leian siit mõne. No näiteks see, vaadake selline triibukesega, eks ole. Ja siin on veel tegelikult mitmesuguseid potikilde. Täna ma kogesin taas ühte väga huvitavat seaduspära, mis on otsimisega ja mis on leidmisega. Nimelt, see on nii kummaline, et tihtilugu on vaja see leidmise soov, see tohutu tahe midagi erilist leida, päriselt sügavuti vabaks anda. Ja tihtilugu on mul niimoodi, et ma lihtsalt lõpetangi otsimise selleks päevaks, et on juba hästi küll, et leidsin ju nii palju toredaid asju. Ja täna oli samamoodi. See on hästi. Ma lõpetan. Küllalt tänaseks. Ja hakkasin kõndima otsusekindlalt uuesti auto juurde ja voilà, mis ma leidsin. Ma leidsin üle hulga aja Jahve kivi. Ja sellise võimsa, sellise korraliku Jahve kivi. Vaadake. Muistse inimese suur kämmal on seda hoidnud. Ja iga Jahve kivi, mille me leiame maastikult, on tegelikult ju oluline, sellepärast et see on informatsioon selle kohta, millised kivid mahtusid muinasajal inimese pihku. Äge, on ju? Nii et üks eriline päev, eriline hetk siin kodukandis. Ja kui ma selle leiu leidsin, siis ma lihtsalt olin jälle nii tänulik. Nii tänulik. Ma tänasin seda kohta ja neid koha vaimusid ja kohe hakkas see kivi mulle ütlema, et no nii, nüüd lähed oma talusse ja siis oled seal. Ja kohe tuli mul see mõte, et kui ma jõuan talusse, siis ma teen selle väikese video just nimelt selle koha peal, kus me esimeses muinaskeraamika õpitoas koos olime, kus olid meil siin need põletusaugud ja kus
samamoodi üllatuslikul kombel täiesti ootamatult hakkas tulema maa seest välja vana keraamikat. Nii et siin Vana-Jaani talu õuel on tegelikult ka vana asulakoht. selline keskaegne, selline Ilumäe tüüpi keraamikaga. Vaat siin on see koht. No nii, igal juhul selline on siis minu tänane maastikuvideo. Tervise kõigile!